Jalatsid. Nõukogude. Ei, võib-olla Tšehhi. Püksid. Nõukogude. Relv. Nõukogude. Püksirihm. Nõukogude. Kuu. Nõukogude, nagu nööpidest näha. Padrunisalv. Nõukogude. Seljakott. Nõukogude. Pakol. Afgaani pared. Ja see on tubli afgaani sihverplaat. Siin Moskva raadio rahvusvaheline kanal. Afganistan. NSV Liidu hauakaevaja. Kasem Akrami Pangeshiri vastupanuvõitleja 25. detsembril 1979 sisenesid Nõukogude armee üksused Afganistani. Kell oli 11:30 öösel, äkki kuulsime tankide ja lennukite põrgulärmi. Tõusime üles, läksime majast välja ja nägime tuhandeid tanke maanteel põhja poolt Afganistani sisenemas. See kestis mitu päeva. Nagu teada sain, tungisid Afganistani territooriumile 100 000 Nõukogude sõdurit. 100 000 soldats soviétiques ont ainsi envahi l'Afghanistan. Nõukogude armee sissetung ei ole juhus. Afganistan on puhverriik, mis põhjas piirneb Nõukogude Liiduga, läänes Iraani, lõunas ja idas Pakistani ning kirdes Hiinaga. NSV Liit ja Afganistan on alati olnud maailma parimad sõbrad. Lenini Venemaa tunnustas esimese riigina Afganistani selle iseseisvumiselt 1919. Afganistan tunnustas esimese riigina Nõukogude Liitu 1922. Terve 20. sajandi jooksul on kahe maa suhted suurepärased. Nõukogude Liit osaleb paljudes koostööprogrammides erinevatel aladel, põllumajanduses, taristu rajamisel, Afgaani armee väljaõppel. Moskva on Kabuli suurim kaubanduspartner, kuid Afganistan jääb iseseisvaks, vabaks ja täievoliliseks riigiks. See armastus ja mõistusabielu leiab paradoksaalsel kombel lõpu 27. aprillil 1978, kui Afganistani kommunistid tulevad verise riigipöörde tulemusel Kabulis võimule. Brezhnev oli algul vägede Afganistani sisseviimise vastu. Ta polnud selle vastu, et saata abi, sealhulgas sõjalisi nõunikke. Andrei Kosovoi, ajaloolane Afganistanis, käis verine kodusõda, mille tagajärjel tekib kaos. Pole päris selge, millega lõpeb võimul oleva kommunistliku partei sisekriis. Artemi Kalinovski, ajaloolane 1979 märtsist detsembrini, kui Nõukogude väed polnud veel sisse tunginud, leidis aset hulk arenguid. Ühelt poolt teravnevad vastuolud Afganistani kommunistlikus parteis. Üha rohkem partei liikmeid tõrjutakse kõrvale, isegi kommunistliku partei kahe juhi Muhammad Taraki ja Hafizullah Amini omavaheline vastasseis tugevneb üha. Paljud asjad sunnivad Brezhnevit oma suhtumist muutma.
pingelõdvenduse nurjumine. Pingelõdvendus oli tema lapsuke. Ameeriklaste seisukoht on, et NL kasutab pingelõdvenduse perioodi oma mõju tugevdamiseks maailmas. Näiteks 1975 langes Lõuna-Vietnamis Saigon ja seejärel toimus Vietnami ühinemine kommunistlikuks riigiks. Tundub, et Afganistanis läheb sama mustri järgi. Isiklikult ei olnud Brezhnev Amini toetamise poolt. Ta toetas avalikult Taraki ja võttis ta Moskvas vastu. 1979 A-visiidi ajal ütles talle Brezhnev, ole mureta, kui naased Afganistani, toetame sind täielikult. Aga kui Tarak kodumaale naasis, ta vahistati ja mõrvati. Brezhnev pidas seda poliitiliseks solvanguks, aga eelkõige ka isiklikuks solvanguks. Kui seltsimees Amin on tapnud oma rivaali ja Brezhnevi sõbra Taraki, võtab ta ette ka teisi revolutsioonilisi reforme, mis ei arvesta esivanemate traditsioone ja mida rahvas ei mõista. Brezhnevit eirates ei kuula Amin Moskvat ja provotseerib Nõukogude ametivõime, kehtestades Afganistanis rahvast rõhuva diktatuuri. Paljud Afganistani sõjaväelased deserteerivad ja liituvad sissidega. 1979. aasta sügisel on Nõukogude Liidul suur hirm, et ameeriklased kasutavad ära Afganistanis tekkinud olukorra. NL-ile tundus, et Amin provotseeris neid meelega, et olukorda destabiliseerida. Pealegi saab NL teada, et Amin olevat kohtunud ameeriklastega. Selle põhjuseks toodi, et ta oli Ühendriikides õppinud. Ootamatult muutusid need tema eluloo andmed NL-i silmis kahtlaseks, nad arvasid, et Amin oli CIA agent. Il pensait qu'Amin était un agent de la CIA. Jõulud 1979 suurima saladuskatte all tungib Punaarmee 1979 A detsembri lõpul Afganistani. Nõukogude armee mõrvab Amini ja paneb tema asemele Moskva etturi Kremlile ustava Babrak Karmali. Amin est assassiné par les soviétiques et remplacé par un pion de Moscou fidèle au Kremlin, Babrak Karmal. Õhusild Kabuliga tähistab verise sõja algust, millest saab külma sõja lõpplahing. See relvakonflikt määrab kommunistliku bloki ja NSV Liidu saatuse, tuues kaasa selle lagunemise. See sõda muudab maailmapalet. Jimmy Carter, USA president 1977–1981, see sissetung on rahvusvahelise õiguse ja ÜRO harta jäme rikkumine. See on võimuka ateistliku valitsuse kaalutletud tegu sõltumatu moslemi rahva alistamiseks. Afganistani ringhääling demokraatlik rahvarevolutsioon. Revolutsioon võitis meie maal. Tööliste tootmisühistud sammuvad veendunult võidu poole teaduse ja kirjaoskuse tõrviku valgel. Brezhnevi ja tema lähimate nõunike koosolekust, kui lõpuks otsustati Afganistani tungida, on meie käsutuses ainus olemasolev dokument, mille pealkiri on olukorrast riigis A. A on jutumärkides. Dont on dispose. Ce document s'appelle Sur la situation dans A. Et on met la lettre A entre guillemets. Tegemist on salatsemise vandenõuga, kõiki poliitbüroo liikmeid ei teavitata, nad saavad sellest teada alles 1980 algul. Mida öeldagi Nõukogude rahvale, kes saab pressi kaudu teada, et piiratud väekontingent saadeti Afganistani valitsuse palvel keerulises olukorras appi korda looma. Need väed ei jää sinna, pealegi on tegemist sõbraliku riigiga ja me oleme seal ainult abistamas, nagu teeme seda juba aastaid ja nii edasi. Kui mind esimest korda Afganistani saadeti, oli mu ainus küsimus endale, kui kauaks ma sinna jään. Kindral Boris Gromov, Nõukogude vägede juht Afganistanis, Nõukogude Liidus oli rahulik elu, räägitagu mida tahes. Ootamatult sattusin hoopis teistsugusesse olukorda, ma sattusin sõtta. Muidugi tuli see kõigile ootamatult. Eesmärk oli selge, kuid kohe algul oleks tulnud otsustada, kui palju aega selle saavutamiseks kulub, et seejärel lahkuda.
Osa Nõukogude vägesid tahtis lahkuda peaaegu kohe pärast saabumist. Nad jäid 10 aastaks 1979 kuni 1989, kuid sellist plaani polnud iial olnud. 1980 algusest peale otsiti lahendust, kuidas riigist lahkuda. Seda otsust vastu võttes tehti viga, ei räägitud okupatsiooni kestusest. Kui kauaks meie väed sinna jäävad? Kuuks, aastaks, 2-3. Minu arvates oli see väga tähtis, nagu näitasid hilisemad sündmused. Ameeriklased suhtusid sissetungi ja üksuste laialipaigutamisse väga hästi, sest nad soovisid seda. Nad tahtsid, et Nõukogude Liit kusagil sõjaliselt sekkuks, mis oleks olnud parem kui Afganistan. Nad olid väga rahul. Oli täiesti selge, et Ühendriigid ja teised lääneriigid tegid kõik, et Nõukogude Liit sõjas hätta jääks, nõrgeneks majanduslikult, sõjaliselt ja poliitiliselt. Afganistanis täpselt nii juhtuski. Armee, elukutselised sõjaväelased polnud selle otsuse üle kuigi rõõmsad, nad isegi hoiatasid tsiviiljuhtkonda, et see oli suur viga. Nõukogude armee oli ette nähtud sõjaks Euroopas. See oli armee esmane ülesanne. Selle peamine missioon oli kaitsta Nõukogude Liitu uue maailmasõja korral NATO rünnaku vastu ja olla valmis tuumarünnakuks, kuid nad ei tahtnud Afganistani partisanidega sissisõda pidada. Nad teadsid seda. Nad teadsid, et neid pole selleks välja õpetatud. Nad teadsid, et kui sõjas läheb halvasti, hakatakse neid süüdistama ja neist jääb halb mulje. Meil olid afgaanidega head suhted ja meie sissetungi ning üksuste laiali hargnemist tervitas rahvas rõõmuga. Nad võtsid meid hästi vastu, kuid kohe tekkis niinimetatud vastupanu liikumine. Ma rõhutan sõna niinimetatud. Nad hakkasid otse kohe Pakistanist palju raha saama. Oli selge, et Pakistani kaudu andsid ameeriklased raha niinimetatud mutsahiididele. Nendel oli ükskõik, kellega sõdida, nad olid harjunud eluaeg sõdima, nad olid alati kellegagi sõjajalal. Michael Berry, professor Kabuli Ameerika ülikool, põhiliselt oli afgaanide vastupanu spontaanne ja üldrahvalik. Maapiirkonnad keeldusid allumast keskvalitsusele, mida oli hakatud vihkama, sest see oli peale kõige muuga muslimivaenulik. Me olime umbes 20-30 liikmeline mutsahiidide rühm, paljud mehed olid väga noored. Mul oli selles rühmas väga häid sõpru. Puhaku nad rahus, andku Jumal neile andeks, nad on märtrid. Me kavandasime rünnaku ja valmistasime selle hoolega ette. Ma küsisin nendelt, kas teil süütekuule on. Nad vastasid, et on. Käskisin välja uurida, kus on Nõukogude konvois kütuseveok. Öelge mulle, kas see on konvoi eesosas või keskel. Ootasime, kuni konvoi jõudis teetõusule, siis tulistasime kõigepealt kütusevarude tsisterni pihta. Pärast seda oli konvoi liikumine tõkestatud. Soomukid süttisid ja kõik Nõukogude sõdurid said surma. Vaat nii see toimus. Pärast rünnakut saime endale 30-40 relva. Nikolai, Nõukogude armee sõdur, üks meie rühm sattus varitsusse. Üks mu sõpru, keda siin kõik teavad, oli rühmakomander. Lahing olid väga äge, mõnel raiuti pea otsast või torgati silmad peast.
Kui sõber hukkub, on su esimene tunne soov kätte maksta. Quand ton ami est mort, c'est l'envie de le venger. Ma tahtsin kätte maksta. Mõtlen oma relvapadruni pidemele, tahan selle vaenlaste pihta tühjendada. Et j'ai envie de le vider sur ses ennemis. Oui, Kättemaksuhimu on kõigest muust tugevam. sur tout le reste. Nõukogude armee reaktsiooniks oli genotsiid deporteerimise abil. Kõigilt aladelt, mis jäävad Afganistani linnu omavahel ühendava ringtee ja Pakistani või Iraani piiri vahele, elanikud riigist välja suruda. La frontière pakistanaise ou iranienne. Pousser toutes ces populations donc de la grosse frontière vers l'extérieur. Seda strateegiat kasutas Nõukogude võim Kesk-Aasias 1920-1930 aastatel. Põhimõte oli piira ümber, eralda, löömasta. See andis umbes 3 miljonit Afgaani Pakistani võimusesse ja 2 miljonit Iraani võimusesse, võimaldades Pakistanil ja Iraanil mängu tuua oma kaardid ja eelistused ja mõjutades üldist Afganistani vastupanuvõitlust. Dans ce qui devenait une résistance afghane généralisée. Nõukogude ühiskonda hoiti täielikus teadmatuses sellest, mis Afganistanis toimus. Seda hoiti teadmatuses, sest me peame aru saama, et Nõukogude meedia allub kommunistlikule parteile, mis seda kontrollib. Pressi, raadio, televisiooni kaudu ei saa iial teada, mis välismaal tegelikult toimub, sest terves Nõukogude meedias on informatsioon filtreeritud ja kontrolli all. Enne sissetungi oli Nõukogude võimu populaarsus väga väike. Valitses üldine huvi puudus poliitika ja riigivõimu vastu, kommunismisse enam eriti ei usuta. Peale selle oli puudus kõige lihtsamatest asjadest. Inimesed mõtlevad, mis riigivõim see on, mis ei suuda oma rahvast toita. Afganistan tapab lõplikult hapra lootuse võimalikule lähenemisele läänega. Tagajärjed on teada. Nõukogude Liidule kehtestatakse sanktsioonid, teravilja ja tehnoloogia embargo, 1980 Moskva olümpiamängude boikott. Maine seisukohalt oli Afganistan Nõukogude Liidule täielik katastroof. Siis jõudis kätte Brežnevi surm. Matus kestis mitu päeva, televiisoris näidati kirstu Punasel väljakul. Mäletan seda surmikavat etendust, vanad hoisid kirstu kandmas, poliitbüroo liikmeid, kes olid üle 70 aasta vanad. See haletsusväärne matuse pilt iseloomustab agoonias vaevlevat võimu. Tõepoolest, Nõukogude Liit on agoonias. Võimul olev vana kaardivägi määrab Brežnevi järglaseks vana haige mehe Juri Andropovi. Juri Andropovit teame kui Klast. Ta oli Vene salateenistuse ja poliitilise politsei ülem, sellest topeltametis 1967-1982. Temaga on seotud KGB kuldajastu. Andropov käivitas suuroperatsioonid välismaal. Aafrikas, Ladina-Ameerikas. See on ajastu, kui vahistati teisiti mõtlejad, suleti nad vaimuhaiglatesse. See on repressioonide aeg. Andropovi ees seisab probleem. Alustada Ühendriikidega dialoogi, kuid tema võimule tulles on nummikseis. Nõukogude Ameerika suhted, mida lääne suhted on väga halvad. Ja isegi halvenevad. Need on jõudnud etappi, mis pole küll külm sõda, kuid on jahe sõda, sest need pole nii teravad kui külma sõja ajal, kuid ida-lääne suhetes on ilmselge allakäik. Marie-Pierre Reit, ajaloolane, Sorbonne Pantheoni ülikool, mis ei alanud tema võimuletulekuga vaid juba enne seda, sest suhete halvenemine algas 1970. aastate teises pooles.
La dégradation des relations commence en fait dans la seconde moitié des années 70. Olen Nõukogude armee õhujõudude piloot. Minu nimi on Vladimir Kolesnikov. Enne Afganistani tulekut oli mul olukorrast subjektiivne arusaamine, mis rajanes sellel, mida mulle räägiti. Tegelikult ei teadnud ma midagi. Loomulikult oli mul kahtlusi. Teadsin, et siia tulles võib minuga kõike juhtuda. Aega mööda tekivad kahtlused. Seda enam, et kaotused on tohutud. Et les doutes apparaissent d'autant plus que on va voir des pertes énormes. Noored sõdurid, kellel õnnestub koju tagasi tulla, hakkavad rääkima. Pour ceux qui rentrent vivants vont tout de même parler. Nad jutustavad metsikustest, mis neile osaks said ja mida nad ise toime panid, sest vägivallateod leidsid aset mõlemal vaenupoolel. See kõik hakkab üha rohkem kriitikat esile kutsuma. Minu tänane ülesanne oli otsida karavane ja sihtmärke, mida rünnata. Arvan, et ainsad, kes mõistavad, mida ma tunnen, mida me siin läbi elame, on need, kes osalesid Vietnami sõjas. Nemad said tunda sama. Nad olid samasuguses ohus kui meie. Igal maal, igas ühiskonnas elavad inimesed oma elu, tegelevad oma päevaprobleemidega. Nõukogude Liidus inimesed ei tea, mis toimub siin, Afganistanis, aga kui koju naaseme, hakkavad inimesed meilt küsima. Nad esitavad küsimusi, kuid tean, et nad ei saa aru, mida me siin tunneme, sest see sõda on väga räpane. Kuulsad sindkirstud, nagu neid hirmsa nimega kutsuti, tõid hukkunute põrmud tagasi suletud kirstus. Perekonnad ei saanud õieti leinata ja olid veel suuremas ahastuses, sest kujutlesid halvimat. See kõik kahjustab veel rohkem selle sõja mainet, mis pole üldse seaduslik, mis tekitab küsimusi ja suurt viha Nõukogude inimeste seas, kes taipavad, et neile valetatakse, et armeed pole Afganistanis kunagi lahkelt vastu võetud. De la part de cette population soviétique qui se rend compte qu'on lui ment, qui se rend compte que finalement l'armée n'a jamais été la bienvenue en Afghanistan et tout cela. See kõik tekitab üha suuremat mõistmatust sõja suhtes, mis rahva silmis pole vähimalgi määral õiguspärane. Dont la population ne conçoit plus du tout qu'elle ait la moindre légitimité. Vahel tuleb meil kirste kodumaale toimetada. Ma ei eksi öeldes, et kõige raskem ülesanne mulle ja mu kaaslastele on kirstude kohale viimine. Juuri, Soomuki komandöör ükski ema ei lepi meie selgitustega, et tema poeg täitis hästi oma rahvusvahelise kohustuse ja et ta oli hea sõdur. Ema südamele pole sõnadel mingit tähtsust ja miski ei suuda asendada tema tapetud poega. Neid lohutada on meil tõesti väga-väga raske. Kurikuulsate sindkirstude tõttu asub tegutsema avalik arvamus, tsiviilkogukond, naised, sõdurite emad, kelles kehastub pahameel Afganistani sõja vastu. La société civile, les femmes, les mères de soldats qui finalement vont incarner une forme de rejet de cette guerre en Afghanistan. Kui Vene ühiskond on sõja vastu, siis Ühendriikidele on Nõukogude interventsioon Afganistanis lausa õnn, mis õigustab nende rahvusvahelist poliitikat.
1983. aastal tuleb võimule Reagan. Sel aastal peab ta oma kuulsa kõne kurjuse impeeriumist. Ronald Reagan rajas oma valimikampaania nõukogude vastasele sõnumile, vastandudes Jimmy Carterile, keda süüdistati nõrkuses ja liigses järeleandlikkuses pingelõdvenduse läbirääkimistel, selles, et ta ei saavutanud paremaid tulemusi. Trop donné au moment des négociations pendant la détente et finalement de ne pas avoir tiré au mieux son épingle du jeu. See on Reaganilt äärmiselt jõuline sõnum, mida ta 1981. ja 1983. aastal edasi arendab. Kurjuse impeeriumi temaatika annab talle ühtlasi võimaluse oma valimiskampaania aegseid valikuid ja avaldusi põhjendada. Les déclarations qui ont été les siennes dans la période électorale. Kõne, mille ta peab religioossel kohtumisel, sest Reagan teab suurepäraselt, et Ühendriikides on olemas religioosne patsifism, mis võib takistuseks saada tema Nõukogude Liidu suhtes äärmiselt sõjakas poliitikas. Être un obstacle dans sa politique extrêmement belliciste à l'égard de l'URSS. Me ei saa eirata selle saatanliku impeeriumi ajalugu ja agressiivsust, mis nimetab suureks arusaamatuseks võidujooksu relvastumisele, seeläbi eitades, et on olemas õige ja vale, hea ja halb. Nõukogude propaganda kirjeldab Reaganit totaalse sõjaõhutajana, kauboina, kes on alati valmis relva haarama ja tulistama. Kas me oleme okupandid, nagu öeldakse Ühendriikides ja läänes? Kas me oleme hõivanud või elame Afganistanis paleedes või majades? Ei, me elame telkides või majades, mille oleme ehitanud oma materjalist. Me sööme omaenda toitu, mis on meie jaoks NSV Liidust toodud. Ainus asi, mida me sellel maal tasuta võtame, on õhk, mida seal hingame. Nõukogude armee sõda Afganistanis ei erine kuigi palju ameeriklaste sõjast Vietnamis. Vietnamis lootsid ameeriklased, et Lõuna-Vietnam peab sõda põhjaosa kommunistidega ja et nemad on seal ainult tugijõud, keskendudes väljaõppele ja luurele. En se concentrant surtout sur la formation et des missions de renseignement. Samamoodi lootsid Nõukogude väed tegutseda koos Afganistani armeega, kuid nagu Vietnamis oli ka seal raske pärast lahingu lõppu ohutust tagada. Il était très difficile de maintenir la sécurité une fois les opérations terminées. Kui Vietnamis Ameerika väeüksused baasi tagasi läksid, langes territoorium taas Põhja-Vietnami kommunistide kätte. Ameeriklastel ja venelastel oli ühesugune taktika, nad kulutasid palju raha, et enamikku rahvast oma poole värvata. Venelastel oli sama plaan. Nad aitasid afgaanidel oma majandust arendada, võimaldasid neile abi, toitu ja hoolitsust, et inimesi mõjutada ja nendes valitsuse vastu tänutunnet tekitada. Kulutati palju ressursse ja raha, kuid lõppkokkuvõttes mitte eriti tõhusalt nagu Vietnamiski. Sel ajal väga haigele Andropovile kinnitab see tema halvimaid kartusi. Üksteisele järgnevad sündmused suurendavad Andropovi veendumust, et Ühendriigid tahavad sõda provotseerida. Sõidame läbi Sarika linna, siin on tohutult ohtlik. Siit algab piirkonna kõige ohtlikum ala. Päeval kell 6:18 on tee meie kontrolli all, õhtul on siin võim mudžahiidide käes. Nad jälgivad meid ja päeval vahel tulistavad meie pihta.
Ettevaatust! Hoidke madalale, mehed! Varjuge! Eespool tulistatakse! Rakett langes otse meie soomuki ette. Õnnitlen, seltsimehed kapitalistid. Kui mutsahiidid teie relvadega veidi täpsemalt sihiksid, ei näeks teie filmi keegi. Sel hetkel, kui Ühendriigid pärast 1985. aastat jõudsid otsusele, et afgaanide vastupanu jääb püsima, et moslemid on omaks võtnud idee, et see pole põhiliselt ameeriklaste sõda venelastega, kuhu afgaanid on segatud, vaid et afgaanide võitlus on moslemite tõsine vastupanu. Sel hetkel tundis Reagani administratsioon, et tal on oma Pakistani liitlastes piisav poliitiline tugi ja nad võivad vastupanurühmadele anda õhutõrjerelvastuse. C'est à ce moment-là que les Américains ont senti, avec l'administration Reagan, qu'ils avaient la couverture politique nécessaire avec leurs alliés pakistanais pour faire parvenir un armement anti-aérien au groupe de résistants. Kuid ameeriklased ei aidanud neid, keda oleks pidanud. Kui vastupanurühmad kuulutasid välja püha sõjad sihaadi, et võidelda vabaduse eest ja Nõukogude väed riigist välja ajada, siis mõned äärmusrühmitused kasutasid olukorra ära. Nad liitusid Pakistani salateenistusega ja vedasid ameeriklasi ninapidi. Sel kombel sattus suurem osa Ameerika abina antud relvi ja laskemoona radikaalsete fundamentalistide kätte. Alustades rühmitusest, mida juhtis keegi Bin Laden. Samal ajal tõrjub riigi kirdeosas paiknevas Pantsiriorus üks rahvas venelaste rünnakuid. Siia ei jõua mingi ameeriklaste abi ja toimub kõikvõimaliku lahingumoona taaskasutamine. Pantsiris meisterdati ise ja kasutati plaani B. Siin, Pantsiriorus olid meil ainult Nõukogude relvad, mis me olime vaenlaselt ära võtnud. Nous n'avons rien d'autre que des armes soviétiques prises et récupérées sur l'ennemi. Nende vastupanuvõitlejate mutsahiidide ees otsas oli noor 28-aastane komandör Ahmad Shah Massoud. Tadsiki rahvusest Massoud on ameeriklastele tundmatu, kuid siiski õnnestub tal teha võimatut vastu hakata Punaarmeele, mida peetakse võimsaimaks armeeks maailmas. Komandör Massoud, vastupanuliikumise juht Pantsiris, ma ütlen selgelt, et meil pole otseseid ega kaudseid suhteid ameeriklastega ja et viimasel rünnakul ei aidanud mind ükski riik. Ameerikas avaldatud artiklid pole õiged, need on täis valet ja see ole tõsi. Tema sarm ja karisma, sõjalised kangelasteod võitluses venelastega teevad temast afgaanide vastupanuvõitluse sümboli. Teda austati kui juhti ja armastati kui inimest. Peale selle, et ta oli andekas strateeg ja võitleja, tunnustati teda Orus eelkõige selle eest, et ta pani Pantsiris aluse riigisüsteemile, mis põhines islamiusu austamisel. Ahmad Shah Massoud oli noor, pikk, ilus, peente näojoontega. Ta oli väga karismaatiline, sõnaosav, rääkis selgelt. Abdullah, Afganistani peaminister, ta avaldas inimestele suurt mõju ja oli väga lahke. Ta oli Afganistani ajaloos erakordne isiksus. Ta oli populaarne. Rahva seas ta silma ei torganud. Ta oli nägu maskeeritud. Ta oli koos rahvaga, ei erinenud inimestest mingil moel. Mis puutub tema lahingutegevusse, siis pole kahtlust, et ta oli hea strateeg, tal oli erakordne sõjamehe vaim ja anne, kuid rohkem tõusid esile tema inimlikud omadused. Peab rõhutama, et ta oli suur humanist.
Ma ütlen sageli, et ta oli kõige rahumeelsem mees, keda tean, kuid ta sattus kõige halvemasse olukorda. Sõtta. Isegi siis, kui Afganistan sõdis Nõukogude vägedega, mõtles ta tulevikule. Ta mõtles koolidele, nende ehitamisele tulevikus. Ta nägi juba ette kohti, kus lapsed saaksid õppida. Ma suhtun Massoudisse väga positiivselt. Ta oli väga tark, haritud, iial ei teinud mõtlematuid otsuseid. Alati pidas sõna, nii raske kui see ka oli. Samal ajal tegi ta väga palju oma rahva heaks. Sel ajal, kui Massoud võitleb Punaarmeega, kulgeb Moskvas Nõukogude elu Lenini pilgu all aega mööda edasi, kuni päevani, kui sureb Andropovile järgnenud vana Tsernenko. On 1985 märts ja järeltulijaks on noormees. Uus Nõukogude Liidu juht, kes mõjutab saatust nii Afganistanis kui ka Nõukogude Liidus. Käes on Andropovi troonipärija Mihhail Gorbatšovi aeg, temast saab Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretär ja ta jääb viimaseks peasekretäriks. Mees on oma eelkäijate täielik vastand, ta on alles 50ndates aastates, ta sündis Kaug-Aasias Stavropolis, ta on pärit provintsist, ta on tagasihoidliku päritoluga, talupoegade poeg ja pojapoeg, ta paistab silma väga hea põllumajanduse asjatundjana, see on tema firmamärk. Il va s'imposer comme un très bon spécialiste des questions agricoles. C'est sa marque de fabrique, pourrait-on dire. Tänu sellele kutsutakse ta Moskvasse, 1980 võetakse poliitbüroo liikmeks. Et qu'il intègre le bureau politique dès 1980. Ta teeb üsna kiiresti karjääri, kaasa aitab nii tema isiklik karisma kui ka see, et ta suhtleb vabalt, ta esineb ilma märkmeteta, improviseerib. Mais pas seulement par son âge, c'est quelqu'un qui a une aisance. Il s'exprime sans notes, il improvise. Nõukogude rahvas jälgib tema käitumist, see on täiesti uutmoodi asi. Ta kohtub inimestega, see on midagi täiesti uut, tema eelkäijatel oli elanikkonnaga väga vähe kontakte. Gorbatšov käib tehastes, ta räägib, võtab sõna, ta tunneb lähemat huvi kaaskodanike argielu vastu. Kõik märgid näitavad, et käes on uus ajastu. Tihon, Nõukogude armee sõdur, ma ei saa aru, milleks seda sõda vaja. Miks on vaja, et miljonid hukkuksid? Mille nimel seda tehakse, miks me sõdime? Siin on nende maa, ma arvan, et nad saavad ise hakkama, otsustavad ise oma tuleviku üle. Nad valivad selle partei, mida tahavad. Meie siin viibimisel pole mingit mõtet, see on viga. Hundi silmana valgustab kuu muslimite idamaad. Pakistani viina vaikides joome, tõmmates joone alla. Tuul ulub lagedas stepis, vesi on roiskunud, surmatunnini. Afganistan, sind ma ei unusta. Tuhat 1985 oli Nõukogude sõja kõike metsikum aasta, sest võimule oli tulnud Gorbatšov ja kindralid tahtsid teda veenda, et me suudame võita, kuid tuleb viimane välja panna, enne kui Ameerika õhutõrjerelvastus sissideni jõua. 1985 käis lauslaastamine, 10 000 talupojad tapeti koos nende karjaga. Kohe, kui sissid said õhutõrjerelvad, näitas statistika, et iga päev tulistati alla Nõukogude lennuk või kopter ja ükski Nõukogude piloot ei tahtnud sellesse ohtu sattuda.
Kui rääkida ööst ja päevast, siis tulemus oli see, et kuni 1985. aastani liikusime maastikul edasi öösel ning alates 1986. aastast päeval, aga Nõukogude transpordilennukid lendasid nüüd ainult öösel, sest nad kartsid alla tulistamist. Kohe, kui okupatsiooniväed kaotasid maa peal lennuväe toetuse, oligi Nõukogude okupatsioon hukule määratud. Kui Gorbatsov võimule tuli ja algas perestroika, taipas ta. Tegelikult arvan, et keegi ütles talle, et 6 aastat Afganistani oli meie vägede jaoks liig. Que 6 ans en Afghanistan pour nos troupes, c'était beaucoup trop. Ka raha oli liiga palju kulutatud. Materiaalseid, rahalisi, moraalseid, inimressursse raisati asjatult. See oli meile ja meie maale kahjulik. Seda enam, et üha sagedamini võis ka Nõukogude Liidus kuulda, et 6 aastaga polnud me Afganistanis ühtki võitu saavutanud. Afganistan oli Gorbatsovile nagu pind varvas, sest seda sõda nimetati Vene Vietnamiks. Nõukogude Liidul olid sõjas tohutud kaotused, mille all kannatas elanikkond. See oli ka välispoliitikas probleemiks, sest kuni Gorbatsov polnud seda küsimust lahendanud, vaatas lääs teda endise pilguga, öeldes, et kuni asi pole lahendatud, kuni see sõda pole lõppenud, jätkab Nõukogude Liit oma endist joont. En Occident, on va le juger avec finalement le regard habituel en disant tant que l'affaire n'est pas réglée, tant que cette guerre n'est pas terminée, finalement l'Union soviétique continue de rester dans sa logique antérieure. Seega oli tingimata vaja näidata, et ta läks üle teistsugusele poliitikale, et NSVL astus uude ajastusse. Seetõttu oli talle ülimalt tähtis see küsimus lahendada. See kõik ei lähe lihtsalt, sest ameeriklased on reserveeritud. Nad ei tea, kuidas reageerida, kuid aegamööda tekib usaldus. Usaldus tekib seetõttu, et Gorbatsov teeb palju järeleandmisi. Tema annab kõige rohkem järele. Mihhail Gorbatsov 13. märts 1986 pärast konsultatsioone Afganistani demokraatliku vabariigi valitsusega võttis Nõukogude Liidu juhtkond vastu otsuse, mille ma täna ametlikult teatavaks teen. Enne 1986 lõppu tuuakse Afganistanist kodumaale tagasi 6 polku, 1 tankipolk, 2 motoriseeritud laskurkorpust ja 3 õhutõrjekorpust koos lahingutehnika ja relvastusega. Ma naasin Afganistani 40. armee komandörina ja kõigi Afganistanis viibivate Nõukogude vägede ülemana. Minu ülesanne oli täiesti selge, ette valmistada vägede lahkumine ja meie armee kaotusteta välja viia. Kuidas suutis teie väike org 6000 mehe ja 700 relva abil jagu saada maailma kõige võimsamaks peetavast Punaarmeest? See õnnestus tänu oruasendile mägede ja jõgede vahel. Meile oli see väga hea ja vaenlasele väga halb. Massud osutas 10 aastat Nõukogude vägedele vastupanu, nad ei suutnudki tema kantsi pantsiriorgu vallutada. Tema käes on ka vägede väljaviimise võti, tema mutsahiidide kontrolli all on osa Kabuli NL-iga ühendavast maanteest. Suhted kindral Gromoviga on lugupidavad ja südamlikud. Massudiga ei kohtunud mai all pantsiris, vaid alati neutraalsel pinnal. Näiteks peamisel maanteel, mis ühendab Kabuli Salangi mäekuruga, seal, kus algab pantsiriorg. Leppisime koha väga täpselt kokku. Mina tulin kopteriga, tema ratsa või tsiibiga koos 1-2 saatjaga. NSVL TV Vrem ja tere õhtust! Tervist, seltsimehed! Nõukogude valitsuse avaldus. Tegutsedes kooskõlas Genfi leppega viis NSVL lõpule oma vägede väljatoomise Afganistanist. Nüüd ei ole sinna jäänud ühtki Nõukogude sõdurit. Täna jätkub nagu eilegi hommikust me sõjamehe töö.
Üksuste kaupa aeg on lahkuda, sest lõputult on paiku, kus meid vaja. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Расчет простой и цели нам ясны. Ну и что ж тогда еще по сигарете? Друг другу мы останемся верны. Иначе нам не жить на белом свете. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Kinnitan, et minu selja taga pole enam ühtki Nõukogude sõdurit. Meie rohkem kui 9-aastane siin viibimine on lõppenud. Teie poeg tuli. Praegu ootavad Termesis tuhanded inimesed meie võitlejaid. Sillal ma ei osanud oodata, et mu vanim poeg oli mulle vastu tulnud. Olin väga liigutatud ja samal ajal valdasid mind kergendus ja meeleheide. Sel hetkel taipasin, et olin aastaid oma õlgadel tohutut vastutust kandnud. Närvipinge oli üüratu, sest olukord oli olnud väga karm ja keeruline. Silda ületades tekitas see närvipinge minus tohutu tühjuse tunde. Mulle näis, et mu elu oli lõppenud, seesmiselt tundsin suurt tühjust. 1980. aastatel oli terve minu elu seotud Afganistaniga. Nagu ka sadade tuhandete Nõukogude perede elu, nagu minu sõprade ja minu perekonna elu. Ja äkki algavad pärast seda sõda 1990. aastad. Aastad, mis olid nii keerulised, et hävitasid meie maa. Korista käed. Tõsa, tõsa. Viska suits ära. Tõepoolest, Nõukogude Liidus loosungid muutuvad, sõna saab vabaks ja Gorbatšovi ning riigivõimu vastu kostab üha mürgisemat kriitikat. Rahvas nõuab tema tagasiastumist ja tahab tõelisi muutusi. Gorbatšovi perestroika kukkus läbi. Majanduskriis tabab riiki täie jõuga, kauplused on endiselt tühjad, rahvas ei usu enam Gorbatšovi ega helget kommunistlikku tulevikku. Kuid perestroika ja glasnostiga avas Gorbatšov Pandora laeka ja käivitas tagasipöördumatu liikumise. Ajalugu tungib peale. 9 kuud pärast Nõukogude vägede taandumist Afganistanist 9. novembril 1989 langeb Berliini müür. Vabadus võidutseb. Isegi Moskvas võetakse maha ausambaid, alustades KGB eelkäijad Tšeka rajajad Tšersvinski omast. Rahulolematus kasvab, muutub võimu suhtes üha teravamaks, üksteise järel nõuavad liiduvabariigid iseseisvust. Kommunismi ja Nõukogude Liidu tunnid on loetud.
ilmselgelt kiirendas Afganistani sõda Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Sõjal oli äärmiselt tähtis roll, sest see paljastas sõjalised raskused, kuna Nõukogude armee ei suutnud end kõnealusel territooriumil kehtestada. See näitas, et Nõukogude majandus ei suutnud enam sõjalisi kulutusi kanda, seega viitas riigivõimu sisemistele probleemidele. Le coût militaire que l'économie soviétique et que la société soviétique ne sont plus en mesure de soutenir. Et donc là, ça renvoie aux problèmes structuraux du régime. See paljastas ka müüdi rahvusvahelisest proletariaadist, võimsast Nõukogude Liidu majandusest, mis tuleb arengumaadele appi ja mis saab jõhkra vastulöögi väikeriigilt, kes sellele suurriigile vastu hakkab. Et qui se retrouve contesté brutalement par un petit pays qui tient tête à cette grande puissance. Et tout cela loomulikult tekitab see Nõukogude Liidus küsimusi oma identiteedi, oma arenemisvõime suhtes, võimekuse suhtes Ühendriikidele vastu seista. Seega on Nõukogude Liidul palju äärmiselt valusaid probleeme, mille Afganistani küsimus esile toob. See, mida nimetati Nõukogude Liidu sissetungiks või Afganistani sõjaks ja mida Moskva kangekaelselt nimetas piiratud vägede saatmiseks vennasriiki, lõppes 1989 veebruaris mõlema riigi rahva suureks kergenduseks. Mõlemad riigid olid etniliselt ja kultuuriliselt mitmekesised. Nõukogude invasioon või piiratud väekontingendi sissesaatmine on külma sõja viimane sõjaline konflikt. Sellel konfliktil on rängad tulemused, 1,2 miljonit hukkunut Afganistani poolel, 20 000 hukkunut Nõukogude poolel, miljonid haavatud, eluaegsed invaliidid, maamiinide ohvrid, sõjaõudused ajasid 10 miljonit afgaani kodust ära, üle 6 miljoni pages Pakistani ja Iraani. See sõda muutis maakera palet. Täielikult purustatud Afganistanis algas sama verine ja traagiline kodusõda, mille tulemusel hiljem tekkisid Taliban ja uus rahvusvaheline terrorism. Pole juhus, et selles piirkonnas, mida ammusest ajast on hüütud impeeriumide surnuaiaks, sai Afganistanist Nõukogude Liidu hauakaevaja. 2,5 aastat pärast vägede väljaviimist, detsembris 1991 lakkas Nõukogude Liit olemast. Tõlkinud Tiiu Simm. Luges Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaator.